Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kaguraadio kuulajad, algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on Andrus Sukles. Tere tulemast, Andrus! Tere, Toomas. On sul kõik hästi? Kuule, peaks olema, kui ma sind näen, siis läheb eriti hästi. Rõõm kuulda. Jah, no täna me räägime väikse osa siis sellest Rail Balticust ja ülejäänud lähme sinna tagasi, kus me eelmine kord rääkisime sinna Araabia maadesse, aga ma küsin sinu käest, et vist 10 või enam aastat tagasi, kui alustati 3 Balti riigi vahel Rail Balticu mõtteprojekte ja oli planeeritud, et Rail Baltic peab valmis saama 2025. aastal. Tänaseks seda oli jõutud ja selle maksumus oli 1,2 miljardit, ütleme õieti või? Jah, sul on õigus, 2007 nii palju minu mäletust, tehti memorandum 3 Balti riigi vahel, et ühendada siis meie osa maast Euroopa, Kesk-Euroopaga. Ja see oli 2007 ja siis pidi saama valmis 2025. aastal, et siis 2026. aastal veel testitakse 2 kuust kuni 6 kuuni ja siis ta läheb nagu käiku. Ja asi pidi maksma 1,1 miljardit eurot ja nüüd ma siis vaatasin just, et nüüd on siis öeldud, et 2030. aastaks valmis ei saa. Hind on kuskil üle 3 miljardi ja osasid lõikusid, siis osasid neid paviljone neid statione ei saa valmis ja ka neid paralleeltracke ei saa valmis, ehk siis, et kui keegi ei tea veel, kui palju see maksma läheb, ehk siis, et minu arvates on see suuremaid rahapesu ja hämamise projekte, et see on ikka hämmastav, mis nagu päisepäeval siin Eesti Vabariigis juhtub. Alles hiljuti viidi läbi siis riigi hange ja nüüd läheb ehitus lahti, trassi pikkus on Tallinn-Pärnu-Ikla 253 kilomeetrit, oli nii või? Ei, see on 213 kilomeetrit, on Eestis kokku on 870 kilomeetrit. Ei, ma mõtlen Eestis praegu 213 kilomeetrit. 213, et seda nüüd hakatakse ehitama, aga Läti ei ehita, Leedu ei ehita, miks nad ei ehita ja miks me ei ehitame? Ma kui sulle ennem ütlesin, et see on väga magus projekt, et kui rääkida korruptsioonist, siis ma olen hästi veendunud, et küll varsti välja ujub see, kuidas seda ehitatakse, et kui meil, ütleme seal 2007 alles lepiti kokku, et hakatakse ehitama midagi, siis toimus tohutu langus, eks ju, ja kui ehitama hakati, kuidas sul hind on sellest, mis ta oli languse ajal pandud paika ja nüüd on üle 3 korra kallimaks, võib-olla hinnad tõesti on 100% tõusnud, mitte 300%, ehk siis, et mul on väga paljud küsimused, olen siin suhelnud inimestega, kes on nagu asjatavad, siis need lugusid, mis nagu kuuled, saad ju selgelt aru, et see on puhas rahapesu, kellelegi on see väga kasulik, et seda siin ehitada meil. Aga mis puudutab sellesse, tõesti lätlased on väga leiged, leedukad ja mis kõige tähtsam, poolakad. Kogu see lugu, mis sulle müüakse siin, et sa istud Tallinnas või siis Pärnus rongi peale ja ärkad rõõmsalt Euroopas, see on täielik utoopia, seda ei ole. Leedukad võtsid ambitsiooniga plaani 30. aastast ehitada 1100 kilomeetrit teid. Poolakad on kõik oma teed, keegi ei ole liikunud Poolas viimasel ajal, siis viimati meil tuli siin mõned kuud tagasi, siis oli veel 80 kilomeetrit, isegi vähem, seal Omsa ja seal kandis ei olnud tee avatud. Kui ma viimati sõitsin, ma arvan, et see on aja küsimus, millal see läheb lahti, siis Leedu piirilt kuni siis Saksa piirini või Tšehhi piirini sul on superteed, mida mööda sõita, ma arvan täna Euroopa ühed parimad, kui mitte kõige paremad ja ütleme, et annavad juba silmad ette hispaanlastele. Nad on väga palju investeerinud sinna ja pole selgelt ära, et neil pole eriti huvi selle paralleelselt seda rongiliiklust nüüd arendada. Ja leedukad sama lugu ja see ongi siuke märgunistus, et me siit sõidame ja ütleme, kuidas need numbrid kokku lähevad, ei saa aru. Selle raha eest oleks võinud ehitada Tallinnast Iklani välja korraliku tee, täna on ju Pärnu-Tallinn maantee on ju surmalõks. Autorong on autorongi järgi, kui see sadamast tuleb laev, see on lastele, kes seal tee ääres, see on ikka hoomamatu, milline neglett, kuidas siis on siis minust on see nagu suusa kuritegelik, kui ohtlik see tee on. Aga miks ma mõtlen, et leedukad ehitavad endale ilusad teed igal pool,
noh, paljud inimesed sõitnud ka mina, et Leedus on tõesti väga head teed, Lätis millegipärast veel ei ole. Ja lätlased tõmbasid ka käsipiduri peale, et ei hakka ehitama. Aga miks Eesti ehitab selle asemel, nagu sa ütlesid, et ehitada suurepäraseid teid Saadi Mäekülas välja, no palku sealt edasi Tartus on 4-realine, kes see segab? Milleks on meil vaja kulutada 735 miljonit eurot selle 213 kilomeetrise jupi peale? Jah, no seda vist on meie oma finantseeringu nii palju, et ülejäänud tuleb Euroopa Liidust, no vahet ei tee, et ega siis ma ei oska muud majanduslikku selgitus seal nagu kohe selgelt ei ole, et kes on ikka 3 talve külakoolis käinud ja natuke matemaatikat õppinud, noh saab aru, et noh, see on selline väga optimistlik plaan, mulle praegu just plahvatas, et Thomas Perkins on selline luure keskagentuuri agent oli, kes siis kirjutas raamatu oma elust, oli siis, et eesti keeles on see siis majanduslik palgamõrtsuka mälestused ja siis ta väga selgelt nagu kirjutab seda, et kui nad läksid sinna Kesk-Ameerika riikidesse, siis nad teadlikult paisutasid üles numbrid, ütlesid, et nüüd on siuke business plaan, meie tuleme panema raha, ehitame siin asjad üles, saad elektrijaamad, teed, raudteed, kohe siuksed numbrid tulevad ja vaat siis teenite, aga noh, juhul kui siin midagi läheb, vaat siis me siis võtame siit natuke seda metsa, siit võtame natuke kaevandusi, siit võtame natuke neid kaevandusi, et noh, see on nagu teil tagatis, ärge muretsege, seda vaja ei ole. Noh, kõik need plaanid olid muidugi õhku täis puhutud, kunagi nad ei töötanud ja siis võetigi vaeste riikide majandusressursid üle. Noh, see oli, kuidas see asi toimis. Väga huvitav raamat, ma ei tea, kas eesti keeles on ilmunud, aga veel korra Thomas Perkins, siuke mees oli, on siukse huvitav raamat ja mulle tundub, et see Rail Baltica midagi samast, et noh, see tehakse mingi tohutu plaan, mina veel ei tea, mis on selle tagatises, kas see sama Rail Baltica või on ka meie fosforiidid sinna tagatises pandud, ma ei tea seda, aga noh, igal juhul aiseb see väga kaugele, noh, eks jällegi aeg annab arutust, küll me varsti näeme. Aga ütleme seda, et Rail Baltica praegust siis Tallinn, Pärnu, Iklas, ma ei tea, kas see 300 inimest elab või? Aina siis sa mõtled? Jah. Aina see on Läti pool, aga ma tead ütles lauset, see on suht hõredalt asustatud, ikka väga hõre. Ja sinna kulutatakse selline hulk raha ja ütleme, et no kunagi räägiti, et tal on ka seal Rail Balticul sõjaline meede, et hakatakse vedama relvi, ma ei tea kust ja kuhu. Ei no, nii ta oleks nagu loogiline, aga nii palju kui mina olen rääkinud oma inimeste tuttavate, keda ma tean ja kes on sellega seotud, on ju tegelikult suur probleem, et noh, et see ei ole mingi saladus, et NATO peab saama siis mingi aja jooksul 6000 nagu platvormivagunit väga ruttu laetud, seda moona, kui siin nagu madinaks läheb. Nii palju kui mina tean, mõned inimesed, kes seal ehituse juures on, lähedal on rääkinud, et nad ütlevad ka, et noh, vangutad pead, et nad ei ole küll tohutud militaareksperdid, aga ikkagi insenerid ja õppinud seda, ütled, et noh, et pole kuskil ehitatud rasketehnika juurdepääsu teid, et sa saaksid maha laadida seda 6000 vagunit kaupana. Mis head see siis teeb, kui su kõik 6000 vagunit ühe koha peal ja venkud sinna pommi panevad, eks ju. Tank kaalub sul ikka seal mingi 100 tonni või noh, sa ei saa ju mööda lehmarada seda vedada, noh, sul peab ikkagi olema mingisugune... Ta on siis poolik projekt, et sõjatehnikad vedada, auto maha pandud, maha laadis platvormi poolt. Noh, vaat sellepärast ma ütlengi, et see on samasugune pakasuha, nagu meil siin Vene all või Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi ajal tehti hurraaga asju, paljud inimesed said kõhu täis, suurem osa, eks ju, vaatasid vesisuuga pealt ja noh, kui seda vaja kasutada on, küll siis need kitsaskohad välja tulevad, noh, nagu sa tead ju, et meil on kõik muidu väga hästi, aga on mõningad kitsaskohad ja ma arvan, et see saab olema üks nendest mõningatest kitsaskohtadest. No ütleme selle teema lõpetuseks, et no minu arusaam, mis ma sinu käest kuulsin, siis on täiesti mõttetu projekt, et need nüüd, kelle eile kuulutati välja see tarkuse nõukoda, kes hakkab siis peaministrit nõustama, endised ärimehed või praegust ärimehed, kes annavad siis nõu, siis kallid ärimehed, palun andke selle väiksele peaministrile aru, et seda Rail Balticut ei ole vaja ehitatud, lõpetagu see kohe ära. Noh, tore on ju öelda, et sul jookseb läbi Eesti raudtee ja noh, võib-olla mõni paviljon on ka ilus vaadata, aga noh, jällegi, mis on see economic, mis on see majanduslik mõte selle asjale, et noh, et kas need trakid, mis täna sõidavad laeva pealt, siis sõidavad otse sinna laadimisjaama, et kas siis meie teed lähevad nendest trakidest puhtaks ja seda tossu ei aeta siia tee peal, noh, et kui see nii on, siis peab ka olema sul mingi kriitiline mass ju seda, kui sa paned ikkagi 200
13 kilomeetri ehituseks, no täna ütlevad, kuna kunagi nad ütlesid, et see on 1,1 miljardit, jah, täna ütlevad, et see on üle 3 miljardi, ehk siis kui nad valmis saavad, siis on see kindlasti 5 miljardit, jah, no mis iganes, 4-5 miljardit, no see alati tead, kuidas meil suured taristuprojektid käivad, et keegi ei tea, mis see lõpphind on. Ja kui sa selle ära jagad 1 kilomeetri peale, see on ju hoomamatu summana, ma ei tea, minust on see laus lollus. Kui me võtame, et täna on meil valitsus, ma ei tea, palju nüüd seal on 13 valitsusliikmeid, siis on meil Riigikogu 101, siis on meil Riigikontroll, siis on veel muid asjamehi ja ometi lastakse selline rahva röövimine käima panna selle Rail Balticu ehitamisega Tallinnas Pärnu Ikla ja mitte midagi ei tehta, see kummastab ausad inimesed. Ei no, aga see, vaata, kui sina oleksid seal ringis, sa tunnetaksid sellest, et see on sulle väga kasulik, ma arvan, et sa nagu, ma ei tea, inimesed erivad. Mina ei ole selle. Ma tahan seda öelda, et mulle enne olgu vähem. Aga aus mees. Aga selle, see, Toomas, ma just ütlen sulle veel korra, et saad ühest aru, et kõik on nagu interconnected ja meil on 101 Riigikogu liiget, ja võib-olla tulevikus räägime siin, eks need esindusdemokraadid, saad aru, kui nad on juba sinna saanud, see nende elu hakkab keerlema selle ümber, et mitte sealt minema saada, ja kui sa ei ulu koos huntidega, siis üsna varsti aetakse nurkasid, tüüakse sealt minema, nii lihtne see ongi, ja keegi nagu ei ole ma näinud seal sellist tarkust, mis nagu ma ütleks, et istuks maha ja mõtleks, et what, on inimene, tahaks ka mõelda ja aru saada tema moodi. Meil käib siin üks lehmakauplemine, meil käib üks rumalus ajab teist taga, kala hakkab ikka mädanema peast. Nii lihtne see ongi. Kui sul ei ole nagu seda eliiti, kes on nagu väärikas, kelle huvid ei ole mitte isiklikud huvid, vaid on see, et eestimaalastel, eestlastel oleks hästi, siis olekski meil hästi, aga see nii lihtne ongi. Aga kui on sul välisriikide huvid, oma selle heaolu eest oled sa nõus sandikopikate eest oma riigi maha müüma, ega siis paremaks ei lähe midagi. Ja kui ma nagu käin mööda maailma ringi või elan erinevates kohtades, ma olen päris tihti Eestis, ma küll kasvun mitte nendega eriti suhelda, aga kõik on nagu selge silmavaatega edukad olnud ja millega pärast nad ei ole siin. Ja kõik ütlevad oma lugu, et näed jälle nii ja mul on lihtsam ära ja ma ütlen oma seisukohalt, mul on lihtsam elada võõra rahva sees, sest siis ei ole hingel valus. Piinlik on. Selge, see teema on ammendunud ja lähme nüüd edasi sinna, millest me eelmine kord lubasime. Liibüa on Aafrikas. Jah, Põhja-Aafrika riik. Jah, ta on 1,7 miljonit ruutkilomeetrit suur, väga suur, aga elanike ainult 7 miljonit, et väga vähe. Ja kunagi oli seal juhtimas Gaddafi, kes oli kolonel. Kolonel, jah, ta oli auastmalt kolonel, jah. Et milline elu Gaddafi all ja milline on ta peale Gaddafit? No, vaat see on nagu inimesed võisid vaadata sellesse sisse rohkem ja see on selline klassikaline näide imperialismi sigasustustest. Vaata jällegi tuleb natuke nõukogude aeg meelde, kus meil kogu aeg räägiti imperialismi sigasustest ja kui rääkida Liibüast, siis eks ju tuleb tagasi minna jällegi, mis nagu tänapäeva puudutab, siis ju Liibüa oli ka osa Ottomani impeeriumist ehk siis türklaste impeeriumist ja 1914, kui hakkas esimene maailmasõda, türklaste impeerium nagu lammutati, sellest me oleme rääkinud, et kus tekkisid siis Süüriad ja Iraagid ja kõik need riigid, kus täna on nagu kuum olukord ja Liibüa oli üks nendest. Ja loomulikult lendasid siin jälle kohale britid ja prantslased, eks ju, ja samas ka, eks ju, itaallased. Nii et kus 30-ndatel oli 20% Liibüa elanikest olid tegelikult itaallased. Ja nii kõva oli nende osa. Kes seal põhirahvas on? Tuaregid, nad on hõimud, need on siis araablaste, need on tuareg, kuidas eesti keeles on, need hõimud, lihtsalt peduiinid, tegelikult on nad peduiinid, jah. Kui sa nagu lähed, eks ju, sealt kohe tuleb Tšaad, mis on siis ka juba hakkab vaikselt tulema need afriklased või siis araablased, eks ju, seal juba tekib see segunemine. Aga jah, ütleme, Liibüa oli siis nende koloniseeritud itaallaste poolt ja lihtsalt huvitav vahemärks 2008, kui Gaddafi tegi koostöölepingu Berlusconiga.
Berlusconi vabandas Itaalia riigi eest siis nagu selle koloniaalajastu eest, mis siis Liibüas toimus. Ja edasi nagu ikka, teine maailmasõda lõppes, siis olid seal inglased, möllasid sakslastega edasi-tagasi, pärast seda upitasid siis jälle need võiduriigid siis Inglismaa on kõik, ütleme, väga palju sigadusi korraldanud, mille eest meie täna maksame seal 50 või 80, 100 aastat tagasi. Ja siis pandi kuningas paika 53. Kuningas seal kaua ei kestnud, sellepärast, et ta leiti sealt naftat ja kõik siis see concession anti siis võileiva hinna eest, anti Ameerika juudi businessitele ja Euroopa seal möllas seal ja lihtsalt seda rööviti. Ja kohalikud inimesed ei sealt nagu suurt midagi ja siis tuli kolonel Gaddafi koos oma 69. aastal oma ohvritseri mõttekaaslastega, kukutas siis kuninga revolutsiooni. 70ndatel siis hakati vaikselt seda asja ümber pöörama, leiti, et kõik need natural resources või mis on nagu seal maapõues on nagu rahvavara ja siis 78 löödi juudid minema ja löödi ka paljud itaallased minema ja võeti see asi oma kontrolli alla. Ja pärast seda hakkas, ma ei suuda seda araabia keelest nime öelda, siis nende oma tee. Ta kirjutas, Gaddafi kirjutas siis selle siuke, nagu Mao Zedong kirjutas, eks ju, väike punane raamat, siis tema kirjutas Green Book, roheline raamat. Ja põhimõtteliselt, mis seal oli, idee oli selles, et kogu Liibüa vara kuulub Liibüa rahvale ja me arutame oma demokraatia ja kuidas siis nende demokraatia töötas. Vaata, kui me räägime siin, et meil on nii-öelda esindusdemokraatia, rahvas valib siin Toomas ja Toomas läheb, esindab neid Riigikogus ja võitleb siis oma constituency ehk siis selle, ütleme, Põlva linna ja tema elanike heaolu eest. Ja siis Liibüas on natuke teistmoodi, kuna see on hästi palju hõimu, tribal ja erinevaid gruppe, siis seal oli 800 sellist kogukonda, mis tuli kokku, mis oli siis näiteks Põlva kogukond tuli kokku. Ei, nad olidki inimesed, jah, neil oli oma see oli 800, ütleme siis nagu, ma ei tea, külanõukogu või mis iganes saad kutsuda seda või siis vallavalitsust. Inimesed tulid kokku ja kirjutasid paberi peale, mida nad tahavad. Jah, nemad, inimesed, see on grassroot, ehk siis rohujuure tasandi. Näiteks Põlva inimesed tulid kokku, kirjutasid, vaata, meie tahame Põlvas puhastusseadmeid, meie tahame Põlvas, ma ei tea, laste mänguväljakut, meie tahame seda, pandi kõik kirja, neid oli 800 tükki, siis need 800 valisid oma delegaadid, kes kongressil läksid. Eks ju, kui sina kirjutasid ühe, seal ütleme Viljandi kirjutas teise, Jõgeva kirjutas kolmanda, siis kõik saatsid kongressid, kõik võeti kokku, öeldi ja tehti siis list valitsusele, mis valitsus peab tegema. Või nimekiri. Ja siis see anti nagu sellele nii-öelda executive branch, ehk siis, et see, mis viib asju ellu, oli valitsus. Ja nii oli siis nende demokraatia üles ehitatud. Mulle tundub iseenesest oluliselt demokraatlim kui meie, mäletad ju seda aega, kui, kes oli see Evelyn Sepp, kes nüüd siin oli hästi kõrgel Keskerakonna nimekirjas, aga sai 381 mandaati ja sai Riigikogusse. Tema kui esindusdemokraatia. Tema tõstati sinna. Nojah, aga point on nagu selles, et ta sai 381 inimese toetuse, mis demokraatiasse räägid sinna. Ta ei esinda ju 101 inimest, jaga Eestimaa peale ära, enam-vähem peaks ju jagama proportsionaalselt seda, et toetust, jah, ta on 381 häält, aga istub ja teeb otsuseid. Mis kordi demokraatia see on? Minu jaoks ei ole demokraatia, võib-olla kellegi teise jaoks on. Aga Gaddafi ehitas siis sellise demokraatia ülesse. Ja inimesed muidugi tahtsid nendeks hea elu. Ja nüüd Gaddafi ütles, et kõik need natural resources, kõik see nafta, selle müüme maha ja sellest hakkame neid projekte ellu viima. Ehitati ju tohutud torujuhtmed, mis viisid vee sinna kõrbesse, kus need peduinid elasid, kus nad tegelesid põllumajandusega, kus oli probleem, et vett ei olnud, need tehti õitsvaks oaasideks. Sa tead seda, et arstiabi tasuta, haridus tasuta, näiteks kui sa lõpetasid ülikooli ja sul ei olnud tööd saada, siis valitsus maksis sulle nii kaua täpselt seda palka, mis sa oleksid tööl saanud, ennem kui sa said töökoha. Bensiin midagi ei maksnud, elekter ei maksnud midagi, elukoht ei maksnud midagi, inimesed abielusid, siis anti riigi poolt korter, nagu kommunism, nagu mida meile ju kunagi seltsimehed Ansip ja Kallas ju müüsid seda 80-ndast seda ideed või 70-ndast, et kohe jõuame kommunismi. Ja seal põhimõtteliselt oligi kommunism. Aga seal oli nagu teine probleem, et selle nafta müügist teeniti nii palju raha, et see jagati oma
inimeste vahel. Inimestel välja, no ütleme, ma ei tea, kas siis tol hetkel oli 7 miljonit, aga no praegu. No just, ja noh, mitte see, et Gaddafi endal ei võtnud oma lastel, ta oli ju üks poigadest, no ta oli hästi palju lapsi, elas Sveitsis ja seal korras igasuguseid sigadusi, sõitis oma luksus sportautodega mööda Sveitsit ringi ja politsei pidus seda mitu korda kinni, aga noh, kuna ta diplomaatiline pass, siis need asjad klaariti ära. Aga ja mis Gaddafi veel tegi, mis saigi temale üheks saatuslikuks, oli see, et ta toetas palestiinlaste vabadusliikumist. Tema oli üks suuremaid toetajaid, ameeriksid ja siis ütleme nii-öelda kollektiivne lääs kutsuvad teda siis terroristiks, eks ju, tema siis toetas nagu vabadusvõitlejaid ja noh, nagu me juba siin eelnevalt rääkisime, et eestlased peaks oma suu üldse väga kinni hoidma terroristide seisukohalt, sest et nagu ma tõin sulle näite, August Sube oli bandiit-terrorist ja siis järsku oli kõige suurem vabadusvõitlejana. Et ärme nagu anname hinnanguid seal, kus meil ei ole õigus seda teha. Vaata, inimesed annavad hinnangud avaliku meedia kaudu, sest meedia käsitleb teemat niimoodi, nagu on talle sealt ülevalt öeldud ja inimesed ei saagi tõelist informatsiooni. No, ma küll tahaks öelda, vaata, kui me vaatame, et eestlased on pisad Eestis ja igal pool on nad väga nii, et noh, et kasuks seda oma enda haritus siis natukene kasutada ja natuke vaadata laiema nurgalt, aga ma olen sinuga 100% nõus, mu oma tutvusringkonnas on ka nagu vahest mõtled ja et noh, et kas sa tõesti nagu usud seda, mis su seal lehes kirjutas, aga kui usud, siis alati kontrolli fakte, noh, vaata nagu laiema nurga alt. Ja mind nagu tohutult häirib see, et meil see nii-öelda see peavoolu meedia, et siis meie need ajalehed, need on ju täitsa samasugused nagu oli Nõukodel Rahvahääl või edasi või noorte Rahvahääl edasi, puhas propaganda, täpselt ühesugused. Nemad teevad narratiivi, nad ei räägi sulle faktidest, nad ei räägi sulle seostest, nad ajavad narratiivi, kõik paned üht sama lugu. Et eile ma vaatasin, mis keegi ütles mulle, ma ei vaata Eesti televisiooni, et oma mentaalset tervist hoida, aga siis ma vaatan, kui keegi soovitab midagi, vaatasin seda naljasaadet, seda Välisilma ja siis jälle meie kaitseminister rääkis, et mis see pealetung on, kuidas on see eesti keeles kutsud seda laiapõhjaline pealetung, nagu ole. Ukraina on suur riik, 50 miljonit oli tollele, mindi 190 000 inimesega mindi laiapõhjalist. Ennem öeldi unprovoked, ehk siis provotseerimata, täiesti provotseerimata. 92. aastast saadik provotseerite, jõudsite sinna maale. Et see on see narratiiv, see propaganda, see on lihtsalt ülvastav. Et ole vait, nagu Disney. Nagu meil täna, eks ole, peaminister, kaitseminister, kogu meedia kütab sõjakirge. Ja see väike riigikene, sa oled nii väike, et keegi ei teagi, kus sa asud ja sa siin taod trummi ja röögid silmad punnis peas. Mis selle mõte on? Minu eestlase jaoks, Eestimaal sündinu jaoks on see kuritegu, küsimus ei ole kas, küsimus on millal me sellest karistada saame ja see on süüdimatu, minu jaoks on see täiesti süüdimatu tegevus, saad aru, venelased tulevad, ma küsin su käest, Toomas, keda on Venemaa rünnanud viimase 4 aastat, ära sa valesti aru, minu jaoks see Venemaa ei ole meeldiv koht. See, et nad on meie naaber, see on lihtsalt realiteet. Järelikult me peame realistlikult vaatama, kus me elame. Ja lihtsalt, eesti keeles on vist piinlik sõna, aga möliseda nendega alla. Ja öelda, et Putin tuleb kohe, jookseb kõik pikali, kohe võtab ära, kohe ründab, on täiesti vastutustundetu. Just, et on seal mingi tõenduspõhi sellele. See, et keegi ütleb, et ta tahab impeeriumi taastada, ta tahab seda ja mis nad on, magavad Putiniga koos, Putin sosistab neile seda või ükski tõend selle kohta, et ta seda teha. Kui ta ütles, Koomelis lepiti kokku, ütles, ma ei taha neid territooriume. Saate just täpselt aru, et ta võtab kohe kogu Ukraina. Ta ei taha võtta neid kuramuse marurahvususi sealt Lääne-Ukrainast. No need on ju sõgedad. Ja millest see jama lahti läks, millest meilegi Ukraina on demokraatlik. Ta ei ole absoluutselt demokraatlik, seal on diktatuur täielik. See topitakse su suu kinni kohe, kus palju kobised ja mingid demokraatiad, vargad on tohutud. Ma räägin, et Biden pidi saatma ju Richard Burns'i, mis oli luurekeskunturi juht Ukrainas, just kuule vennad, ärge nii palju varastage, me ei suuda seda kinni katta enam. Paned tähele seda, et need senatorid ja kongressmenid, kes on kõige suuremad Ukraina toetajad, kui nad tulid kongressi, seal nende väärtuses on mingi paar 300-500 000 $, kõige väärtus on 50, 60, 70, 80 miljonit. No kus see raha tuleb siis? Üks ütleb, et me panime 350 miljardit Ukrainas, ütleb, ei, ma olen ainult 70 saan, no kus see vahe siis on? Nüüd see Musk toimetab selle, et küll me üsna varsti kuuleme, kuidas seal varastatud on. Me teeme siit nüüd väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles.
his way out from the lowlands, the son of a preacher man. Then he seemed to lose direction on his way to the promised land. No, no. It started with a woman, and it ended in a barrel fight. The jury would not forgive it. When you take a man within an inch of his life, when they took away his freedom, buried his soul aside. No, 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 in the company of strangers, you find the enemy within. To evil, keep the faith from getting in the company of strangers. So he sits behind these gray walls, staring at the yellow moon. His dreams lie shattered all around him, casting shadows into his room. Where they took away his freedom, they buried his soul aside. No, 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 in the company of strangers, you find the enemy within. No, and the ones that capture evil, keep the faith from getting in the company of strangers. So jätkame saadet küsijana Toomas Paul ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles. No lähme, ja see oli ka vajalik, sellepärast et inimesed kas ei loe, kuigi maailm on javad internetit, igast YouTube'id, ma ei tea, kus saab kõik informatsiooni, aga lähme Liibüa juurde. Ja Liibüast, mis oligi nagu siuke eksperiment, mis nagu läks väga hästi, et Liibüa oli Aafrika kõige rikkam riik, kõige paremini elavad inimesed olid Liibüas. Aga siis loomulikult, kui 78 löödi siis juudid ja võeti nende käest asjad ära, hakati rahvale seda raha andma, mitte multinatsionaalsed. Juudid löödi sealt Liibüast. Jah, juudid ja ka paljud itaallased löödi Liibüast välja ja noh, muidugi läksid, sionistid on ju Ameerikas on ju puhtalt nende kontroll asju ja siis äsitati Ameerikast Liibüa kallale. Esimene oli Carter, nii-öelda Nobeli rahupreemia rahu inimesed ja teine oli, kes oli väga vihane, oli Reagan ja ta kutsus seda Gaddafit African Mad Dog, nagu tige, mitte noh, mad on nagu segane koer või marutõbine koer, jah, Mad Dog. Gaddafi lihtsalt oli oma inimeste eest ja toetas loomulikult, mis ajas neid närvi, eriti Iisraeli, et ta toetas palestiinlaste vabadusvõitlust, et nende riik ka tekiks, eks ju. Jälle kõik on seotud. Siis nad hakkasid seda Gaddafit ahistama, panid sanktsioonid, aga siis oli Nõukogude Liit, kes aitas seda, Nõukogude Liit kukus kokku ja siis sai Gaddafi aru juba, et noh, nii me ei saa, et me anname näiteks need samad peduiinid, kes ennem tegesid põllumajandusega, nüüd kõik said valitsuselt raha ja pidid tooma sisse nagu võõrtöölised, kes hakkasid siis nagu toitu kasvatama. Kas selline, et kui inimene elab niimoodi, bensiini eest ei maksa, hariduse eest ei maksa, toidust maksid. No põhi. Et siis tekib see, mis ma üldse tööl käin siis? No just, et see on probleem. No. Täna on ju Saudi Araabias on täpselt sama probleem, et kõigile makstakse ja kõik elavad nagu selles suhtes naftarahast hästi, aga et kui otsa saab, mis siis saab ja noh, ütleme, nemad on selles suhtes õppinud. Nagu midagi tootnud no just ja nemad nagu diversified, nad nagu jagavad või riske ja aga noh, Gaddafi sai ka aru, et seda on vaja teha, ta hakkas seda tegema, eriti üks poegadest oli selle juht, aga ega siis
see USAID, siis need ei maganud, nemad ju, see Ameerika luure keskagentuur siis kogu aeg äsitas selle, toetas Gaddafi vastaseid ja maksis nendest Tšaad, mis on kohe siis lõunas, seal olid treeninglaagrid, kus siis Ameerika luure keskagentuur treenis neid nii-öelda võitlejaid, keda siis saata Gaddafi vastu võitlema ja samas kõige hullemad nii-öelda vahabistid, kõige hullemad need ekstreemislami inimesed, jälle ameeriklased maksid neile raha, et nad läheksid ja sõdiksid Gaddafi vastu ja siis, kui lõpus 2000 keskpäeval saadi aru, et see asi ei tööta, siis tead, mis nad tegid või, ameeriklased? Nad kandikul tõid need samad vahabissid siis Gaddafile, kes sai neid siis karistada. Ehk siis müüsid maha need inimesed, keda nad ise olid toetanud. Ja vaata, ja täna nüüd meie omad vinguvad siin, et oi, näed, Ameerika ei toetagi meid. Ameerika ongi, temal on Ameerika esimesena. Kui ei sobi, siis visatakse sind üle parda. Mitte keegi ei liiguta ka sellepärast, et mingi eestlase sai midagi lubatud. Kelle asi see on? Ja samamoodi tegid nad Afganistanis, panid ise nukuvalitsuse punkti ja siis leppisid kokku Talibaniga, kellele nad juba Bush ju killus, et nemad on nüüd alistatud 2003. Nad on alistatud. 2021 tulid saba jalga vahel ära ja selle valitsuse, kellele nad pukki panid, selle viskasid nad Talibani ette. Ja sama tehti siis Liibüas, tehti nende vahabistide, islamistidega, need anti Gaddafile nagu kätemaksuks üle. Nii et siuke pisikene fakt ajaloost. Kes see Gaddafi siis ära tapp? Jõuame sinna. Ma ütlesin, 2008 tehti leping Berlusconiga ja see Ungari jõud Sarkozy, kes oli siis president Prantsusmaal, sai tema käest nagu sularahas kohvri, sellest on ta ka kohtu all olnud, et valimisvõitluses Gaddafi on seda sularahas. Ja siis ja kusjuures Gaddafi ju tuli Prantsusmaale, ta pani oma Elysee palee ette peduiini telgi püsti ja elas seal, kui ta käis Sarkozyl külas ja siuke sest oli. Ja Gaddafi ütles talle, kuule mees, parem saame hästi läbi. Sellepärast, et võta see raha, teate oma valimisi, aga ära nagu ärita meid, ära sega meid, ära katsu meid kukutada, sellepärast, et kui mind ei ole, siis Euroopa ei ole enam endine. Ehk siis kõik see mass tormab Euroopasse ja mis siis täna on, kus see 2011 Gaddafi NATO, kes on kaitseorganisatsioon, hävitas Gaddafi. Nemad lendasid Ameerika lennukite, Ameerika pommidega ja Saksa eriti oli see lagar Prantsus. NATO ründas Liibüat, mitte need kelle nagu korraldusel? Ameeriklaste korraldusel ikka, ja sakslased olid ja nii palju kui mina tean, see on nagu, et sakslased olid need, kes tegelikult Gaddafi siis asukoha müüsid maha tema konkureerivale hõimule, nii et need tapsid Gaddafi siis ära. Aga ennem seda toimus siis pommitamine, NATO lennukid, NATO pommid, anti lööke, siis mingi põhjused ikka pole, Gaddafi ei pidanud seda kellegagi. Ei pidanud, aga sa mäletad seda, kui 96. aastal kirjutas Netanyahu raamatu, kus ta ütles, et on 7 riiki, kelle peavad ameeriklased ära hävitama. William Clark, kes oli siis NATO ülemjuhataja 2000. aastatel kindral, 4 tähe kindral Clark, läks Pentagoni ja sai 2002 paberi, kus siis oli 7 sõda 5 aasta jooksul ja üks nendest riikidest oli siis Liibüa. Et see oli juba ette teada. Ja just sellepärast, et 2 asja, mis on väga olulised, jällegi inimesed peavad aru saama, on see, et Gaddafi vähe sellest, et oma inimeste eest hoolitses, temaga hoolitses palestiinlastest, ta toetas nende vabadusvõitluste, nad saaksid riigid ja vähe sellest sa tead, et Liibüa oli hästi suur naftatootja ja Gaddafi ütles, läks OPEC-isse ja ütles, et vennad, et nüüd on lugu selline, et mina teen ettepaneku kehtestada nafta müügiks kulddinaar, et aitab lepalehtede eest müümiseks, et nüüd tuleb hakata kulla eest naftat müüma. Ja loomulikult, mis sa arvad, mis siis ameeriklastel selle peale lahti läks? See oli selge, et ta kirjutas oma surma otsusele alla. Ja see projekt ei jõudnud kaugele, nii et seal oli mitu põhjust ja tulemus on täna see, et seal on 3 fraktsiooni, kes kõik omavahel sõdivad ja jällegi multinatsionaalsed korporatsioonid varastavad siis Liibüa naftat ja müüvad seda üle maailma. See on nagu reaalsus. Kohalikud taplevad seal omavahel hõimud. Eks ju seal juba üle 10 aasta. Ongi siiamaani, sest et seal türklaste toetavad seda kindral Aifat, eks ju temal on oma sõjavägi, siis selle nii-öelda valitsusel on oma nii-öelda valitsus, siis islamistid on veel kõik. Kes see valitsus paika palju? See
see on jälle siuke asi, ei no kus kurat, ei loomulikult ei olnud, seda lihtsalt öeldi, et nüüd lihtsalt öeldigi nagu meil siin käib siin vabas ja õiglases maailmas, et aga nüüd Toomas, sina oledki nüüd uus valitseja, sellepärast et sa lubasid meil nafta ära võtta, sa lubasid meil teha seda, sa lubasid, et ei ole mingit utoopilist sotsialismi või inimesed ei ela hästi, kõik peab olema nii, nagu meie ütleme, see on ju ameeriklaste lähenemine, tulevad siin ja ütlevad, et nüüd on nii, kuidas meie ütleme ja kõik, kui sa ei kuula, siis lihtsalt sind koristatakse ära. Nii lihtne see ongi. Ega siin ju, ja näited, et ma istun niimoodi, tõusnud hommik üles mõnnud, et võt, kuraamus on ikka halvad küll. Kui sa vaatad läbi ajaloo 7 riigist, mida Netanyahu kirjutas 96 ja Wesley Clark pisteti paberpihku, ta on mitu intervjuud selle kohta andnud, 2002, 6 on ära hävitatud. Liibüa, Somaalia, Sudaan löödi 2, nüüd on seal nii Põhja-Sudaanis on kodusõda, kui Lõuna-Sudaanis on kodusõda. Need on Aafrika riigid, siis on Lebanon, kus on siis praegu okupatsioon Iisraeli poolt, siis on Iraak, seda teame, ja Süüria, 6, igal pool. Süüria on veel ekstra hea näide sellest, et täna on Al-Shabaali, kes on Saud ja kes on vahabist, kelle nimele oli pandud $10 miljonit tema peast välja, aeti abe maha, pesti puhtaks, pandi ülikond selga ja öeldi, et nüüd sa oled riigi juht. nii käivad asjad tegelikult. Ja viimane riik, mis on jäänud sellest listist, on Iraan. Ja kas sa paned tähele, et eelmine nädal, nüüd täna meil on kolmapäev, et pühapäeval ründasid või laupäeval ründasid ameeriklased Jemenit. Ja see nagu nüüd on väga huvitav mulle jälgida ja ma arvan, et ka, et mõtlevad eestlased võiksid pöörata tähelepanu sellele, et kui Trump tegi oma valimiskampaaniat, ma saan aru, et eestlastel see ei ole nagu huvitav, aga minu on üle väga palju aastaid on see olnud ka minu teine kodumaa, et ma ikkagi tunnen huvi ja mu lapsed on Ameerika kodanikud, elavad seal. Ma jälgin seda, Trump tuli nagu, et aitab nendest, et eluaegsetest sõdadest, et lõpetaks selle või et lõpetame ära, et ma nüüd hakkan rahumeheks ja kui ta siin tegi seda Ukrainaga nagu selle žesti, vaatasin, ei olegi paha, tegi vaherahu siis Iisraeli seal Gaza palestiinlastega, ma vaatasin, kurat, tubli mees, et täpselt seda, mis ta nagu räägib, seda ta teeb, et on see rahu nii või on see naa, vähemalt on mingigi lootus, eks ju, et Biden ja see Kamala Harris oleks täpselt sammoodi jätkanud. Aga see nüüd, mis juhtus viimane nädalavahetus, on nagu väga kõvad mõrad sisse löönud, mina ei usu sellesse, et mitte midagi muutunud ja selleks on ka väga selge põhjus. Et kuna siin on tegemist Middle East ja vaata, kus on huvitav, mis meie ütleme, et mitte Trump ei ole maailma kõva meest, vaid juudi kogukond. Ja see juhib maailma. Ta juhib Ameerikat, ta maailma ei juhi, aga täna on Ameerika kõige jõuka riik. Ma just rääkisin sulle seda, kuidas nende business käib, et paned 300 milli selle alla, et valida kongress ja senatorid, ja paned sama palju nende, et võidelda siis, kes nende vastu kriitilised on, siis nende vastu kampaanial pannakse ka hästi palju raha ja siis kongress otsustab, et me anname tagastatud abi seal 10 miljardit pluss, see on juba hea investment, paned 300 miljonit alla ja saad 10 miljardit tagasi Iisraelile, aga Ameerika peab ka nende sõjad või NATO seal Liibüas ja Afganistanis ja mida Afganistanis, vaid Iraagis ja igal pool ja need on $1 trillion business, et selles mõttes nagu tulid ärimehed aga need inimesed, kes selles kannatavad, energeetiliselt on see ikka, see ei jää karistuseta, see on nagu selge ja asjad nagu muutuvad maailmas väga ruttu nüüd. Lähme nüüd kolmanda teema juurde, see on Jeemen. Jeemen on 555 000 ruutkilomeetrit ja seal elab 40 miljonit inimest. Seal käib siis Põhja-Jeemenis käib kodusõda
ja need hutid või kes need on, et need on siis mingid vabadusvõitlejad, räägib meile natuke lähemalt, ega me suurt ei tea midagi. On... ajakirjandus meile kirjutab, ta paneb muidugi seda, seda oma läbi luubi. Seal on nagu asi selles mõttes suht lihtne, et nemad on nagu šiiaid, vaata, nagu me teame, eks ju, nagu meil kristlastel on igasugused lahkusid, siis on islamis on ka on sunnid ja on šiiaid, aga need omakorda jaguvad mitmeks usulahuks. Ja need samad Põhja-Jeemenis elavad inimesed olid said šiiaid, selline nagu grupp, nagu ütleme, Süürias on alaviidid, eks ju, kus ka oli siis Al-Bashar oli alaviid. Ja neid siis ahistati selle keskvalitsuse poolt ja nemad astusid sellele vastu. Ja seal oli selline mees nagu oligi Al-Huti ja tema siis alustas nagu nii-öelda siis seda võitlust selle keskvõimu vastu, mis oli korrupeerunud ja jälle ameeriklaste ütleme mitte ka, ütleme ameeriklaste, aga ütleme multinatsionaalsete korporatsioonide käsilane ja selline mees nagu professor Sachs läks sinna 2008. aastal ja tuli tagasi Ameerika siis välisministeeriumist, ütles, et kuulge, et seal on tõsine probleem, et see riik on kaoses, et me peame seda aitama. Ameerikas ütlesid, et mis see meie asi on. Las olla, pole meie asi, pole meile strateegiliselt huvitav ja eks ju mäletad, 96 Jeemen ei olnud 1/7 riigist, mida oli vaja Iisraelil või Netanyahu rünnata. Ei huvita, aga siis Al-Huti pani oma mehed kokku ja hakkas siis keskvõimu vastu võitlema selle korrupeerunud ja mitte rahvaga arvestava võimu suhtes ja ta läks väga edukalt, ehk siis, et kogu riik ei ole tema võimul, aga ütleme capital, see pealinn Sanaa ja kogu see nii-öelda see põhjaosa ja siis need sadamad on nende kontrolli all. Ja mis siis juhtus oli see, et ameeriklased vaatasid oot, midagi läheb nagu siin halvasti. Siis nad saatsid oma käsilase Saudi Araabia ja siis Katari ja Ühendemiraadid, et hutide vastu võitlema ja koos siis nii-öelda selle nii-öelda valitsus... Hutid on põhirahvas või? Kuidas palun? Hutid on? No Huti on mehe nimi. Al-Huti on mehe nimi, kes on siis selle liikumise juht. Ma lugesin Eesti sellest aegade hutide vastu. Ja need kutsud, aga see ei ole, hutid ei ole nagu eestlased, nad on, Al-Huti oli nende juht, eks ju, ja nad tapsid ära Al-Huti ja nüüd on tema juht vend, kes on ka Al-Huti, üks oli Mahmoud ja teine oli Hassan või ma võin eksida nimega, aga mida nad siis tegid? Saudid jälle said ameeriklaste lennukid, ameeriklaste pommid, ameeriklaste tugi ja hakkasid siis neid pommitama 2010 kuni 2000 Jeemenis just ja kui sa mäletad, siis jällegi ega ÜRO ju tegi palju neid, seal oli ju Saudid blokeerisid ära sadamad, toiduained ei saanud ligi ja seal suri sadade tuhandete kaupa lapsi nälga haigustesse, sest oli täielik blokaad, aga see ei murdnud hutisid. Huti võitlejad andsid neile tappa ja Saudid pidid selle lõpetama. Ja milles on nüüd probleem? Probleem on selles, et hutid on väärikad, see on vana rahvas. Ma olen oma päris sõpradega rääkinud, kes nad ütlevad, et 2 riiki, mille eest nad võtavad mütsi maha, on Jeemen ja Omaan. Et mõlemad on vanad riigid. Et Saudi Araabiast ei pea nad üldse, nendest araablast ei pea nad üldse lugu, kuna see ju alles 26 tehti, eks ju, Saudi Araabia ongi House of Saud ehk Saudi maja, sest inglased jällegi toetasid Saudi nende omavahelistes hõimuvõitlustes ja sellest tuligi Saudi Araabia, see pole kunagi riik olnud, ongi peduinid jooksevad mööda kõrbet ringi ja ajavad üksteist kaamliga taga, see oli kõik, eks ju, nii kaua kui siis tehti see riik inglaste abiga ja siis leiti seal naftat, ülejäänud on ajalugu. Aga hutid või see Jeemen ja siis Omaan, need on nagu vanad riigid nende mõistes. Ja need on väga väärikad inimesed ja neil on põhimõtted, mida kahjuks meil Eestis väga paljudel inimestel lihtsalt pole. Ja nüüd hutid ütlesid siis, ütleme, või need jeemenlased ütlesid väga selgelt, et nemad on ka Palestiina toetajad, et kurat, et kui teie juudid niimoodi jätkate või Iisrael niimoodi jätkab, siis meie asume Palestiinale appi ja paneme blokaadi, ehk siis, et ükski, kui on genotsiid, ehk siis, et Geneva konventsiooni järgi, see on kuritegu, et meie paneme blokaadi, nagu
ameeriklased panevad sanktsioonid, et Putinit sundida midagi tegema või siis, ma ei tea, Iraani sundida midagi, nemad panevad sanktsioonid, no siis panid hutid ka sanktsioonid, nemad ütlesid, aga meie paneme ka sanktsioonid. Ja sanktsioon oli see, et ükski Iisraeli laev või laev, mis viib Iisraeli sadamasse kaupu, ei lähe nende mereterritooriumit läbi, see Strait of Hormuz, seal on väga kitsas, seal on see tee, kus need laevad läbi sõidavad, on niisugune väin, on väga kitsas. Kuidas palun? Kas kanal või? Ei, see ei ole kanal, see on Strait on väin äkki või? Väin. Ja siis ütlesidki, ja nii nad tegid ka. Panidki Iisraeli laevu, pommitasid ja võtsid ära laevu, mis viisid kaupa Iisraeli sadamasse. Nii kui tehti vaherahu, udid ütlesid, kui tuleb vaherahu, lõpetame ära. Nii nad tegid ka. Aga nüüd, miks nüüd hakkasid ameeriklased pommitama, oli see, et kui Iisrael keeras ära vee, elektri ja ei lubanud humanitaarabi, sööki ja arstimeid palestiinlastele, jah. Hudid ütlesid, see on genotsiid ja me hakkame uuesti peale. Ja selle peale ei tulnud Iisraeli poolt enam jõudu endal seda teha. Siis öeldi oma käsualustele, ameeriklastele, et nüüd minge pange hutidele. Ja noh, ja see nüüd minu jaoks lõi kõvasti selle mõra sellesse, et Trump on siis nii-öelda man of peace või on rahumees ja tegelikult on täpselt samasugune Iisraeli lobi lakei, kui ka on kõik teised eelnevad presidendid olnud, et mingit vahet ei ole, sest et juba pommitas ju Biden ajal, pommitati hutisid ja noh, hutid lasid ju vastu, ju põrutasid sellele Saudide nafta sellele installatsioonidele. Ja vaata, Toomas, mis mind nagu tõsiselt pelutab, et märgi mu sõnu, hutid ja nende spokesperson või nende esindusmees on ka seda öelnud. See, et te meile siin mõne pommi viskate, meid absoluutselt ei koti. See ei hirmuta meid, me oleme arvestanud sellega ja selle eest te saate karistada. Mis saavad hutid teha? No, nad ei saa minna nende F-35 ja suurte sõjalaevade vastu. Ja neil pole seda võimekust, no oleme realistid. Küll aga on neil võimekus lasta õhku päris palju nafta refinereid, neid rafineerimistehaseid, mis on Saudidel ja need desalination, mis nagu võtavad seda vett ja teevad sellest nagu magevee. Ja kujutad see ette, kui paar tükki saavad pihta, mis siis maailmas nafta hinnaga juhtub. Mis siis juhtub Ameerikas, kui inimese, kus ta täna paneb poole odavamalt bensiini kui meie sinuga, ikka ta vingub, et jube kallis on. Aga mis siis juhtub? Meil hakkab bensiin maksma 5 eurot liiter. No, ja mis siis kogu majandusega juhtub? Noh, saad sa nagu aru sellest, Ehk siis selles suhtes mul on tõsine hirm selle üle ja keegi kurat ei suuda nende juutide sigadusi nagu hoida nagu purgis. Ma ei, mul jääb nagu aru saamatuks, et ja kui sa kuulsid Pete Hegseth, Marco Rubio, kõik loevad nagu ühte sama mantrat läbi, jälle see on see nii-öelda narratiiv, mis on neile ette kirjutatud, ma ei tea, kes selle kirjutas, aga see ja kui tuleb professor Mersheimer või professor Sachs ütled, et kuule, see ei ole absoluutselt Ameerika huvides, meil ei ole hutidega mitte midagi pistmist, meie huvides ei ole nendega sõda pidada, see on kellegi teise huvides, aga nad ei suuda neid mitte kunagi alla suruda ja see on probleem. Nad võivad, ja Scott Ritter ütles hästi, et Trump kirjutas, et maa väriseb ja tema ka, et kas see Bideni pomm oli siis vähem pomm kui Trumpi pomm on pomm, ja ei olnud nende hutidel siis sellest midagi, ei ole ka nüüd, see ju mis tehti, oli ju puhas sõjakuritegu, sa tapsid ära üle 100 inimese, 5 last ja üle 30 naise. Ja sõda sa ei ole ju kuulutanud sel riigil, lihtsalt sa lähed ja pommitad. Et sa võid ju seda täna nii teha, aga üks päev tuleb see, kus tuleb sellest vastutada ja kui nii kaua, kui meie oleme nende ja kiljume kaasa, et see on kõik jube tore ja nii on õige, siis oleme meiega kaasosalised ja selle peale vaadatakse niimoodi. Ma lihtsalt toon sulle... Ma vaatangi, et hommiku rääkis, et Ameerika ja Iisrael ründavaid hutisid sellepärast, et
et palestiinlased või need Hamas ei ole tagasi andnud. Kuule, tead, mis ma ütlen sulle ka, et see on jälle, miks keegi ei räägi sellest, et kui sul on vabaõhuvangla, kus sul on vesi, elekter, kõik blokaad merelt, sa oled nagu vanglas, mõistad? Ja Iisrael võib teha, mis ta tahab. Iisrael on ju viimane aparteide riik. Sa tead seda, et juudi riigis on nagu väga selge, kui sa oled juut ja sa oled Iisraeli kodanik, siis on sul kõik õigused. Kui sa oled, osa on ka araablased, eks ju, äkki isegi vist kas 20% või 15% oled juudi riigi kodanik, aga sa oled araablane. Sul on juba oluliselt vähem õigusi, mitte nii palju juudil on. Ja siis, kui sa oled palestiinlane, sul on mitte ühte õigust. Võetakse sind kinni, visatakse 20 aastaks vangi ilma, et sul kohtus mitte kedagi ei koti. Mitte kedagi ei koti. Ja sa räägid siin 5 iisraelasest, kes on kuskil vangis, pantvangis. Kui mitu 10 000 palestiinlast on iisraelis pantvangis. Ja kui sa vaatasid neid üleandmisi, kui siis rohkem neid ei näidatud sulle, sellepärast et see juudid tegid vea või iisraelised tegid vea selle propagandaga, kui neid pantvange üle anti, kõigil olid ilusad riided seljas, mehed, kes need üle andsid, olid täiesti vormis, kellel olid Iisraeli relvad käes. Ehk siis, et oli IDF, see Iisraeli Defense Force, Iisraeli kaitseväelt ära võetud relvad, need inimesed olid hästi toidetud, nad nägid head välja, need pantvangid, ja kui siis toodi bussidega neid araablasi, kes olid siis nagu luukered, nagu Auschwitzist tulnud välja, rääksid oma õudsed lugusid, kuidas neid piinati, elektriga sokiti, kuidas neid vägistati seal vanglas, eks ju. Ja seda rohkem ei ole meile niisugust spektaaklumi tehtud, seal tehti nagu viga, propaganda vigane. Ja no mida see siis nagu, minust on see, et ja mis mind nagu tõsiselt häiris, ma ei tea, mis artikkel see oli, kui meie peaminister ütles, et Eesti peaks olema nagu Iisrael. No mina küll ei taha, et Eesti oleks nagu Iisrael, see toob meile väga palju jamakaal. Peaminister oli ennast kurssi viinud. Ja ma arvan, et Michal või on, või lihtsalt ta ajab... No ma arvan, et tal on jah, mingid muud huvid, et... Ei, ma mõtlen ise, et vanasti räägiti meile, Eesti teeb kõik, mis Ameerika käseb. Ja. Täna Trump ei tee seda, aga kes meid siis täna tagant ajab? Ei, no see on, vaata, mina väidan sulle ikkagi, et... Saksamaa... Ei Saksamaa, või oma siis idiotismist. Ja ma arvan, et sul on õigus, et osa on see idiotism, aga teine on ka see, et ära unusta seda, et ega Trump on nagu kulutanud sõja siis nii-öelda sellele süvariigile või selle establishment, kes ongi siis nii-öelda eliidile ja ta on palju küll saavutanud, aga ega siis alati tuleb ka vastulöök sealt, ega seda ei tasu arvata, et kõik lasevad nina norgu ja lihtsalt vantsivad minema, ja ma arvan, et võib-olla demokraadid siis toetavad meid või? Demokraadid on praegu, ma arvan, et meil käib vana inertsia, mis mind nagu kõige rohkem nagu hämmastabki, ongi see, et need meie sõjaõhutajad ja sõjatrumilööjad, nagu Kaja Kallas ja nagu sa ma ei tea, kas me siin kirjutati, aga et ju keegi ei isegi ei kuula teda, ma arvan, et on meile disgrace, ta on väik häbi meile, et ma tahaks küll nagu olla nagu vaikselt nurgas ja häbeneda, kui keegi ütleb, et eestlane, sest et see, mis ta on nagu teinud, see on ikka peab ikka rumal olema, et niimoodi käituda, et kuhu, vaata, mis nüüd toimub, juba ammu käivad läbirääkimised, öeldakse, et sõda lõpetab ära, ja kas sa paned ühte asja tähele, jällegi, kuidas see propagand meil töötab. Mäletad seda, kui me ei saa, Ukraina ei saa venestega läbi rääkida, see on seaduse vastane. Ja kui Trump tegi paar liigutust ära, siis tweetisid nii Steinmeier, Keir Starmer, kui Macron, kui Kaja Kallas, kõik täpselt üks sama tekst. Et Ukraina on valmis räbiks, aga vaata nüüd need venelased, pall on nende väravas. Või pall on nende mängu poole peal. Täpselt nagu 180 kraadi pöörena. Kui see ennem oli ju seaduse vastane, ja te kogu aeg rääkisid, kus Ukraina ei tohi läbi rääkida, meie ainult toetame neid, ja järsku kõik panevad nagu skript, nagu ettekirjutuse pealt maha. Nii et oleks huvitav teada, kes neid tekste kirjutab ja kõik kolm täpselt ühtemoodi räägivad. Nii Kajas, Kallas kui Macron kui Steinmeier. Ja, ütleme niimoodi, et kui vaadata selle Jeemeni juurde veel korraks tagasi tulla, et meil on igasugust väliskommentaatorid ja meil on seal need väliskorrespondentid ja tähendab,
kas nad siis on infosulus või milles on, et nad annavad siia selliseid andmeid, noh, mis minu taolise vana papi paneb ka muigama, et see on ju täis vale, siin ei ole isegi ei lause alguses ega lause lõpus ühtegi õiget. Ei no ja kusjuures mind nagu alati hämmastab see, et meil on siin, ma ajast loen seda Karmo Tüür või kes see on mingi politoloogi, jälle teadlane mingi väidetavalt. No ta on ju täielik propagandist, et kui te tahate kuulata tõsist professorit, mina arvan, et Eestis võiks olla mingi organisatsioon, kes kutsub siia Chicago ülikooli professori John Mershimeri või siis Columbia, mis on maailma kõige suurem ülikool või kõige üks tuntumaid ülikoolasid, professor Jeffrey Sachs, kes nagu räägivad ja ka artikuleeritud ja faktiga tõendavad, mida nad räägivad. Meie omad ju nagu see keegi, kes on King College'is jälle naine, ikkagi veel kirjutab sellest, kuidas Kurskis ukrainlased kohe võidavad, kohe see oli siuke, et pole ümber piiratud ja loll jutt ja no milleks, see ei ole ju teadus, see on propaganda. See on lihtsalt ajupesu. Ma tahan sul lihtsalt veel öelda ühe siukse väikse asja, mis praegu USA-s kukib, on see, et meile räägitakse, et meil on sõnavabadus. On ju nii, mäletad see keegi pani omale pusa selga ja see oli endine president Kersti Kaljulaid. Pani, et sõna on vaba, aga ta unustas siin alla kirjutamata, ainult Kersti sõna on vaba, eks ju, kui keegi teine sõna võtab, siis see ei ole vaba, siis sa oled kohe putinist, lamemaalane, vandenõuteoreetik ja vandenõuteoreetik ja ainult tema sõna on vaba. No ehk siis, et mis nüüd USA-s on, eks ju, First Amendment on see, et sul on sõnavabadus, sa võid rääkida üksteist kõik mida ja sinul on õigus seda rääkida. Ja ma ütlen, see Fourth Amendment, ehk siis, et 4. on see, et Congress shall not pass, ehk siis Kongress ei tohi teha ühtegi seadust, mis seda nagu piirab. Mõistad, jah? Nii, mis siis täna on juhtunud? Juudis need sajanistide lobi on siis nii kõva, et võeti Columbia ülikooli graduate student, ehk siis on, kes oli siis nagu mingi doktoriprogrammi õpilane, kes siis võitles siis selle kaasas toimuva genotsiidi vastu, võttis sõna ja oli siis nii-öelda see spokesperson, see kõneisik siis sellele organisatsioonile. Nii, tal on naine Ameerika kodanik, see on 8 kuud rase ja ta ise ei ole mitte viisaga, aga on green card, see rohelise kaardiga. Nii, tuldi kohale, pandi käed raudu. Ja ilma, et sul oleks warrant, vaata muidu on niimoodi, et kohtunik peab väljastama vahistamisordi, mina ei või lihtsalt Toomas sul käed seljada, väänata ja vangi panna, vahistada sind ja öelda, et kuule, et sulle mu nägu ei meeldi, aga kui kohus annab mulle selle õiguse või kellega, siis ta võib seda teha, eks ju, nii on. Ja mitte mingit kohtuordrit ei ole, vend pandi käed raudu ja viidi Louisianasse, kuigi seadus selgelt ütleb, see, kus sa oma kuriteo toime paned, selles samas jurisdiction, see samas kohas tuleb sind ka karistada, eks ju, aga või ta sinu üle mitte karistada, vaid see kohtuprotsess peab käima. Aga see tassiti Louisianasse, eks ju, mis on kõige korrupeerum ala Ameerikas. Ja nüüd see Marco Rubio ka läheb, nagu Telex ütleb, et ta oli viisaga, ta ei ole viisaga, ta on green card'i omanik, ehk siis ta on legal resident. Ja, ta ei ole kodanik, aga ta on legal resident. Ja et nüüd deporteeritakse, saadakse maalt välja selle eest, et ta ei lõhkunud ühtegi akent, ta ei teinud ühtegi kuritegu ei ole toime pandud. Ja siis öeldakse, et oi, Ameerikas on free speech vaba see sõnavabadus ja on rule of law, ehk siis, et seadus on kõigest ülim. Täielik seadusetus ja mind väga huvitab, seal oli päris tuntud advokaat, teda kaitseb, et mis siis sellest asjast välja tuleb ja kuhu me sellega jõuame. Ja sama oli ju ühe professoriga ülikoolist, kes oli kidney transplant, ehk siis neeru see, kes vahetab, oli ju nagu arst, aga ta oli siis naine ja see topiti lennukisse, saadeti ka maalt välja, kohus ütles, et seda ei tohi teha, Trump ütles, mind ei huvita kohtuotsus ja saatis, ehk siis, et seal tuleb anarhiana, ehk siis, et ma arvan, seal tuleb uus diktatuur, kui nüüd ei ole seda vastulööki sellele Trumpile, et see on huvitav jälgida, et mis seal siis saab. Ega mis meil siin samamoodi on ju sul, veekorra, ära saa must valesti aru, ma ei ole mingisugune Petersoni fänn, ma ei tea, mis ta eriti räägib, aga mis vahet seal teeb, mis ta räägib. Peterson on täpselt samasugune õigus oma juttu rääkida nagu meil sinuga, vabas riigis. Ja sõna on vaba, kui sõna on vaba, kui on ainult Kersti sõna, teine asi, siis öelge seda ka, ärge öelge, et sõna on vaba, öelge siis, et ainult Kersti sõna on vaba, siis me Toomas sinuga teame ja võib-olla tulebki Petersonile öelda, et kuule, et ära möllisena. Aga nii kaua, kui me oleme kokku leppinud, et meil on demokraatlik õigusriik, siis minu sõna
peab olema täpselt sama vaba, kui on Kersti sõna või, mis ta Petersoni nimi oli, kes see vangis istub praegu? Ma tean, et Peterson Eesti. Okay. Anyway, Aivo, what? Aivo, jah. Ja Aivo Petersoni sõna on ka täpselt sama vaba. Sa võid ju talle inkrimineerida mingisuguse fabritseeritud süüdistuse. Ja ma tahan veel ühte asja öelda, mis mulle kõige rohkem ajab närvi see, kui tuleb jälle mingisugune prokurör, et meil on seadusriik, meil on siuke seadus. Ja miks on Ameerika Fourth Amendment ütleb, kongress ei tohib teha ühtegi seadust, mis oleks selle sõnavabaduse inimese õiguste vastane seadus. Ja nüüd ma ütlen sulle seda, et oli Nürnbergi loo Saksamaal ja seadus järgi ahistati juute ja kõik oli ju seaduslik. Riigipäev, Reichstag võttis selle seaduse vastu, mis te kobisete siis? Millega pärast nüüd öeldakse, et oi, see oli väga halb tegu ajaloos ja meil Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis oli ka seadus, Nõukogude sümboolika vastu või Eesti sümboolika näitamine oli kriminaalkuritegu. Mu naabrimees Uduvere külast Rapitsa Jüri oli joomas peaga, tõmbas puu otsas sinimustvalge lipu, sai 5 aastat. Kujutas ette või? Inimene, reaalne inimene, keda ma tean lapsest üles kasvades. Lihtne tööline, ta oli natuke alkoholiga probleeme, lihtsalt tõmbas sinimustvalge lipu ülesse. Ma ei tea, kui ma praegu tagasi mõtlen, oma tädipojaga me olime väiksid 10-aastased, me leidsime aida pealt täis villasest muideks. Rotide poolt ära näritud sinimustvalge lipu, ehitasime nendest lumest kindluse, panime selle sinna otsa. Ma ei tea, vaata, me ei mõelnud selle peale, mu vanaema oli siuke taluperenaine, ta lihtsalt lõi käega. Aga see oleks ju, kurat, ju vangla olnud ju. Ja täna me ütleme, see oli halb seadus. Laste koloonias. Aga ma küsin, et kui me paneksime järgmine kord sinuga, võib-olla mitte sellise selle särgi selge, nagu oli Kerstil, vaid mingi teist värvi ja kirjutame sõna vaba. Kas me oleme samas seisus või? Vaata, mina ütlen, nii et mul on paljud sõbrad on öelnud, et sa räägid liiga julgelt. Aga keda ma kardan? Kui kellelgi on argument ja tuleb ütleb mulle, et toob mulle argumendid, et minu jutt on täiesti vale ja täiesti vildakas, ma hea meelega vaidlen temaga. Palun tee seda, aga ära tule mulle ütlema, et mina ei või rääkida oma juttu või sa hakkad mulle paragrahvi otsima. Nagu tead ju, nagu tal oli, et andke mulle inimene, küll ma talle paragrahvi leian. No vaata, küsimus ongi selles, et kui ma otsin siia saartesse inimesi, kes julgevad rääkida, ega neid palju, ega neid, kes minuga kaheks olles räägivad täitsa asjalikku ja julged juttu, aga ma tule siia eetrisse, ma ei tule, ma ei taha jamasid. Tähendab, et sina tulid, sa ei karda jamasid ja mis sinu jaoks oluline, sa oled väga palju maailmas rännanud, sa oled elanud Ameerika Ühendriikides, sa oled Prantsusmaal elanud, ma ei tea, kus sa veel oled, Iraanis ka oled. Iraanis olen ka elanud, no ma ütleme niimoodi, et ma ei ole pikalt elanud, ma olen 7, ennem seda Covidit, me elasime iga detsembri elasime Teheranis abikaasaga, sest et ma ei ole eriti see jõulude fänn ja seal oli tore, seal oli, no see on omaette teema. Järgmine kord me sinuga räägime sellest Iraanist. Et ma ütlen, et inimesed, et see, mida teile kõike siin pudistatakse ja seda ajupesu tehakse, no ärge uskuge, sellest ei ole isegi 1% tõsi. No Eesti ajakirjandus eriti ei taha sellest rääkida, aga pühapäeval on, kus kohas on? Saudi Araabias või? Ja. Ameerika eestvedamisel Ukraina ja Venemaa läbirääkimised, et kui palju sa selle tegevuse usud? Eestis ei usu mitte keegi. No eestlastel polegi vaja midagi uskuda, meil eestlastel, no minust tekitab, vaata Tooma selle, et mis on kogu selle asja purpose, see mõte, mis me nagu sinuga siin räägime või mis me nagu katsume inimestel nagu öelda, et minust tuleks selles geopoliitilises situatsioonis vaadata seda, et mis on meil, eestlastele, Eestile kõige kasulik, kuidas me saame ennast positsioneerida, et meil oleks homme parem kui täna, et meie lastel oleks tulevik ja noh, ma kohe nagu hämmastab mind see jällegi, kui mul see sõber ütles, et vaata seda välisilma, et seal jälle räägitakse sellest, et ennem oli meil 1,6 miljardit seda relvi osta ja see Pevkur ütles veel seda, et millega saab siis sinna nagu tagalasse nagu tulistada nemad hakkavad venelased tagalasse tulistama, vaata kuradi kaarti, 11 kuradi ajatsooni on seal kuhu sa nagu tulistada aga see selleks, juba on nagu 4 miljardit, kõik nagu võitlevad ja kiljuvad seda, et saaks aga suurema numbri välja öelda, juba 5 ja 6% SKP-st paneme meie, millest me räägime, meil on teed lagunevad, koole pole, need pannakse kinni, arstiabi pole, 2 aastased järjekorras, mitte midagi ei ole ja me muudkui aga ostame relvi.
kes nendega laskma hakkab? Ma ütleks veel ühe targa inimese mõtte. Ennem kui riik kulutab tohutuid summasid relvastusele, peaksid nad tekitama elustandardi, mida inimesed kaitsta tahavad. Kes need relvidel laskma hakkab, ma ei saa aru. Pevkur hakkab, ta on esimene, kes on korredi laeva peal ja kadunud või lennuki peal ja teeb ekskiilvalitsus kuskil. Mõelge selle peale ikka. Küsin uuesti selle saate lõpetuseks, et need pühapäevast läbirääkimised, kas Trump suudab, et ta lõpetab sõja Venemaa ja Ukraina vahel? Ma siiralt loodan, et ta suudab seda, mina olen selle poolt, et noh, ja mis on jällegi hämmastav, on see, kui meil siis on see Taani. Halb sõda või halb rahu on kehvem kui sõda. Noh, mis see selle suhtumisega tahab? Trumpil ei ole see suhtumis. Ma saan aru, mina uskusin veel väga kuni pühapäevani seda, et ta on puhas rahumees. Ja? Aga mul tundub see, et ta küll Ukrainas suudab rahu ära teha, aga juudid ei lase tal teha, või õigemini juudi lobi, ja mitte juudi lobi, ega sionistid, see on väga suur vahe, et me ei teeks tublidele juudi inimestele, või ma ütlen, mul on väga palju sõpru ja kes on mind Ameerikas aidanud, olid vene juudid, mitte eestlased, sügav austus nende inimeste vastu, aga mul on null austus sionistide vastu, nagu Ben Gvir või Smotrich või Netanyahu, need on ju sõgedad, need ju viivad selle maailma hukatusse ja mille nimel, ainuüksi selle nimel, et neil oleks suur Iisrael, et 2,3 miljonit inimest ära tappa või minema küüditada, see on nende jaoks pisi asi. West Bank läänerannikul võtta ära inimeste käest majad, need minema lüüa, maha lüüa, pisiasina, tühja kahna. Ja meile räägitakse rahvusvahelisest õigusest, rahvusvahelisest seadusest, mis on siis 2 seadust. Üks, mis kehtib venelastele ja kõigile teistele, siis teine, mis kehtib Iisraelile. No ei ole ju nii. Või kui on, siis öelge mulle ka. Siis ma teen ka, et ma olen ka see exempt, ma olen ka välja valitud, ma teen, mis ma tahan ja pärast ütlen, aga miks nemad võivad, miks mina ei võin. See oli Toomas Pauri autorisaate ja aitäh, Andrus, ja kohtumiseni järgmisel korral. Toomas, ma lihtsalt tahan sulle öelda seda, et vaata, et 2002 läks Netanyahu Ameerika kongressi ja pidas kõne, ütles, et 3 kuu pärast on Iraanil tuumapomm, kui me kohe need ära hävita. Mis meil siis täna on 25 ja see on 23 aastat tagasi. Siiani neil tuumapommi pole. Nii et et räigemat propagandat. Aga me saame sellest rääkida just, et ma saan sulle öelda seda, Toomas Veelkori lõpetuseks inimestele ka, et ärge väga lootusi üles seadke, et ma olen seal 25 aastat ja need inimesed suhenud, ma võin täna sosistada, et ma tunnen nende kultuuri natukene, aga meil on kõik eksperdid, kes pole isegi seal käinud ega ei tea mitte midagi, sest aga nemad teavad täpselt, kuidas öösed on, nii et Veelkori inimesed, et ma jagan hea meelega oma neid kogemusi ja oma need experience, mis mul on selle rahva seas elades olnud ja see on väga-väga huvitav. Toomas Pauri autorisaade.